Tere, armas teeline! On hea meel jälle alustada uut mõtisklust. Tänasest alustan teise Moosese raamatu lahkamisega. Lühidalt öeldes on tegemist Iisraeli rännakuga Egiptuse orjusest tõotatud maale. Nagu sa võib-olla juba tead, on teise Moosese raamatu osaks piibli 5 esimesest raamatust, milledeks on esimese Moosese, teise, kolmanda, neljanda ja 5 Moosese raamat. Niisiis, esimese Moosese raamatu peateemaks on inimkonna loomine Jumala näo järele, mis patu tõttu tundmatuseni moondus. Teise Moosese raamatu peateemaks on rahva orjusest vabastamine. Kolmanda Moosese raamatu peateemaks on rahvas, milline teenib Jumalat. Neljanda Moosese raamatu peateemaks on Jumala rahva rännak tõotatud maale ja 5. Moosese raamatu peateemaks on rahvas, kes kogeb lepingust tulenevat uuendust Jumalaga, olles tõotatud maa piiril. See raamat katab aega, teise Moosese raamat katab aega Moosese sünnist kuni Pühamu telgi ehituse valmimiseni ja selle pühitsemiseni Siineini juures esimeses kuus 2. aastal pärast Egiptusest lahkumist, kattes umbkaudu 85 aastat. See oli Iisraeli jaoks raske aeg. Seni olid nad olnud eelistatud seisundis Egiptuses. Nad olid ju Joosepi perekond, kes oli teine valitseja Egiptuses. Mees, kes tegelikult päästis Egiptuse ja mitte ainult, tegelikult kogu maailma kohutava näljahäda ajal. Iisrael oli kogu selle aja nautinud maksuvaba staatust, samal ajal kui egiptlased olid sunnitud koguni iseendid kuningale müüma, kõik oma maad, oma varandused, ja maksid veel mu kuningale makse, nii et vähe polnud. Aeg tegi Iisraeli jaoks kannapöörde, kus neist said orjad. Kõigist kõige madalam klass. Musta töö tegijad ja tagatipuks nende poeglapsed kuulusid hävitamisele. Kuid teise Moosese raamatu teema on mitte iisraelased, vaid Jumal. Jumal on kohal. Jumal on meie kõrval, kui oleme maha surutud ja puudutatud. Iisraelased olid orjad, kuid Jumal nägi, teadis, oli kohal ja mis kõige olulisem, Jumal vabastas Iisraeli. Jumal on alati kohal, kui meid ähvardab oht. Iisraelased jõudsid Punase mere äärde ja osutusid olevaks lõksus, kui egiptlased olid nende kannul. Aga et Jumal oli kohal, siis tema vabastas nad sellestki lõksust. Meie Jumalale on omane vabastada. Jumal on alati kohal lunastusplaaniga. Seepärast mõningad nimetavadki teise Moosese raamatut evangeelium Moosese raamatu näol. Iisraelased olid Siinai mäe jalamil ja valmistasid pühamu. Aga milleks seda? Piibel vastab teise Moosese 25. peatükis. Jumal ütleb, nad tehku mulle pühamu, siis mina asun elama nende keskele. Pühamu iseenesest juba oli alatine meeldetuletus lunastuse olemasolust. Kuid oli ka päästeplaan. Pühamu oli meeldetuletus lunastusest. See oli tegelikult valminud ju taevase pühamu eeskujul. See oli meeldetuletus Jumala igatsusest ja soovist olla oma lastele väga lähedal ja nendega pidevalt lävida. See oli vabastamine Egiptuse orjusest, milleks oli ohverdamissüsteem, kus surmati täiuslik tall. See kõik oli vajalik patust puhastamiseks. Kristus sümbolites siin teise Moosese raamatus. Moosese elu oli sümbol Kristusest. Tegelikult ei ole see raamat mitte Moosesest, vaid hoopiski Jumalast. Jumala armastusest, Jumala armust, Jumala õiglusest. Kui Jumal andis oma käsu, siis ta andis meile pildi oma pühadusest, oma armastusest, astudes lepingulisse vahekorda oma lastega usu läbi. Ja teise Moosese 19. peatükk koguni lisab, et ta kandis neid otse kui kotka tiibadel. Tema osutas oma armsust ja armu neile, kes polnud seda ära teeninud. Ja 5. Moosese 7. peatükk pannud selle mõtte sõnadesse järgnevat, mitte, et teie olete suurim kõigist rahvaist, ei ole Jehova teid eelistanud ja valinud, vaid sellepärast,
et Jehova teid armastas ja tahtis pidada vannet, mille ta oli andnud teie vanemaile. Tõi Jehova teid vägeva käega välja ja lunastas orjuse kojast Vaarao, Egiptuse kuninga käest. Jumal vabastas nad, vabastas Egiptuse orjusest. Tema andestas neile, oli nendega kannatlik, kuid nemad kaeblesid, igatsesid igal võimalusel Egiptusesse tagasi minna. Nad olid mässumeelsed ja ei usaldanud oma Jumalat. Ja sellele vaatamata Jumal ikka kandis neid. Ta osutas oma õiglust kuldvasika kummardamise kogemuses koguni. Õiglus on armastus. Teise Moosese raamatu sulemees on vaieldamatult Mooses, kellele Jumal andis, mida kirja panna. Jeesuski võttis sel teemal sõna ja osutas Moosesele, kes oli raamatu kirjutaja. Sama kinnitavad ka teised apostlid Uues Testamendis. Aga täna on luubi all teise Moosese raamatu 1. ja 2. peatükk ja seal me leiame järgnevad teemad. Orjus Egiptuses, Moosese sünd ja 80 aastat Moosese elust. Vahepeal ma tahaksin su käest küsida, kas sind on kunagi hüljatud või kõrvale lükatud? Kui see on nii olnud, siis teise Moosese raamat on sinu jaoks. Oled sa olnud tagakiusatud? Jumal näeb sind. Kas sind on rõhutud või ära kasutatud? Jumal kuuleb sind. Kas soovid olla vabastatud? Jumal mõistab sind ja on valmis tooma su ellu vabastamise. Ent Iisraeli lapsed ohkasid ja kaebasid orjuse pärast ja nende hädakisa orjuse pärast tõusis Jumalani ja Jumal kuulis nende ägamist ja Jumal mõtles oma lepingule Abrahami, Iisaki ja Jaakobiga. Jumal vaatas Iisraeli laste peale ja Jumal mõistis neid. Nii teise Moosese raamatu 1. peatükk algabki sõnadega ja need on Iisraeli poegade nimed, kes olid Egiptusest tulnud. Ühes Jaakobiga oli igaüks tulnud oma perega. Ja 1. Moosese 46. peatükist leiame loetelu ja see algab Lea laste ja laste lastega, siis Silpa laste ja laste lastega, seejärel Raahel oma laste ja laste lastega ning lõpuks Pilla lapsed ja lapselapsed. Kõiki Jaakobi soo hingi, kes Egiptusesse tulid, oli 70, teatab piibel. Kuid siinjuures üks väike tõik. Apostlitegude 7. peatükk Stefanos loetab 75 hinge ja Vanatestamendis Septuaginta ehk kreekakeelne tõlge samuti räägib 75 hingest. Stefanos oli Kreeka päritolu pöördunu. Tema loetleb sinna hulka ilmselt ka Joosepi ja tema kodakondsed, kes juba olid Egiptuses. Siit siis ka see arvuline erinevus. Kuid juba 1. peatükis teise Moosese raamatus saame lugeda, Joosep suri, samuti kõik ta vennad ja kogu see sugupõlv. Aga Iisraeli lapsed olid viljakad, nad siginesid ja paljunesid ning said üpris väga vägevaks ja maa oli neid täis. 70 said suur hulk rahvast. Ja teise Moosese 12. peatükk ütleb ligi 600 000 jalameest peale väetite laste ja ka hulk segarahvast läks ühes nendega. Nii ka seega siis ühtekokku 2 miljonit oli rahvast, kui nad Egiptusest lahkusid. Ja siin ma näen 3 õppetundi. Esiteks, üksnes Jumal toob esile mitte millestki midagi. 400 aasta jooksul sai väikesest hulgast miljonid. Kuid see pole ainus sarnane tunnistus pühakirjas. Näiteks, lesknaise õli paljunes kasutamisel. Ka sareptanaise õli ja toit paljunes. Niisamuti 2 leiba ja 5 kala paljunesid sedavõrd, et suur hulk rahvast sai Jeesuse päevil söönuks. Teiseks, millegi lõpp viitab sageli uuele algusele. Joosep ja tema vennad surid, kuid Iisrael tõusis ning paljunes eriliselt. Mooses suri, kuid tema asemele tõusis Joosua, kes jätkas Mooses tööd. Eelia võeti ära, kuid tema asemel jätkas Eliisa. Taavet ja Paatseba surid, kuid nende laps Taavet tõusis teenima.
Niisiis 8. salm ütleb, Egiptuses tõusis uus kuningas, kes Joosepit ei tundnud. See sai Iisraeli rahva elus pöördepunktiks. Algasid kannatused ja orjastamine. Rõhutust sai nüüd rõhuja. Aga mida rohkem neid rõhuti, seda rohkem neid sai ja seda laiemale nad levisid. Ja Iisraeli laste ees hakati tundma hirmu. See, mis näib rõhumisena, on tegelikult ime algus. Jumal naudib võimalust teha võimalikuks see, mis on inimesele võimatu. Jeremia ütleb 32. peatükis, vaata, mina olen Jehova, kõige liha Jumal. Kas on mulle mõni asi võimatu? Mõni sõna ajaloolisest taustast. Kui Jaakobi perekond jõudis pärast Kaananis läbi elatud näljahäda Egiptusesse, oli Egiptuse kuningas heebrealaste suhtes sõbralik Joosepi pärast ja kõige selle pärast, mida Joosep egiptlaste heaks oli teinud. Ja Vaaro ütles Joosepile, vaata, ma olen pannud su kogu Egiptuse maa üle. Ja Vaaro võttis sõrmest pitseri sõrmuse ning pani Joosepi sõrme ja ta pani temale kallid, linased rõivad selga ja riputas kuldkee kaela ja ta laskis teda sõita oma teises tõllas, mis tal oli, ja hüüda tema ees põlvili. Ja ta pani tema kogu Egiptuse maa üle. Väljatulek Egiptusest toimus parimate arvestuste kohaselt 1450. aastal enne Kristust. Moosese teise raamatu esimene peatükk hõlmab pikka perioodi. Joosepi ajast, mil tolle isa Jaakob jõudis koos kõigi oma pereliikmetega Egiptusesse kuni Vaaro käskkirjani poeglaste surmamise kohta. Aastate täpse arvu üle küll väideldakse, kuid oluline on, et isegi siis, kui issand rahvas pandi võõral maal teoorjusesse, ei unustanud Jumal neid hetkekski. Ehk siis, isegi kui tol ajal Egiptuses olnud heebrealaste kohta jääb palju üksikasju saladuskatte alla, avaldub Jumala iseloom ometi ilmekalt selle raamatu lehekülgedel, samuti nagu lugu kogu pühakirjast. Teadkem, et ükskõik kui halb olukord näib, on Jumal alati ligi ning usaldagem teda, kui tahes halbades olukordades me võiksime endid ka leida. Ja nüüd tulevad pildile Heebrea ämmaemandad. Nagu ma juba nimetasin, tõusis uus Vaaro, kes ei tundnud Joosepit ja kes ei olnud teadlik Iisraeli rahva teenistusest Egiptuses, ehk paremas keeles öelda, kes ei tahtnud sellest midagi teada. Uut laadi hirm tekkis Egiptuses ja hirm seisnes selles, et heebrealasi oli saanud liiga palju, et kui vaenlane neid ründaks, siis nad oleksid tõesti ohus. Ja siit nad töötasid välja plaani. Tegutse arukalt, võta ette rahva kasvu pidurdamine, enne kui peaks sõda puhkema, väga sarnane tänapäevale. Kehtestati Egiptuse tööorjus. Ülemjuhatajad kehtestasid mördi ja telliste tegemisel raske töökohustuse. Kehtestati genotsiidi määrus. Vaaro andis käsu Heebra ämmaemandatel tappa kõik vastsündinud poisslapsed ja jätta tüdrukud ellu. Kuid Heebra ämmaemandad olid pisut teistsugused. Need olid siis Silfa ja Puua. Silfa tähendab ilus ja Puua tähendab lõhnav või hüüab. See rõhutab nende tunnistuse olulisust, nende identiteeti. Siin oli tegemist püha kutsumusega. Ämmaemandad aitasid täita Abrahami lepingut järeltulijate arvu suurendamiseks. Ja siin avaldus ämmaemandate jumalakartus, ehk siis ka teisisõnu kodanikujulgus. Esiteks, ämmaemandate valik. Nad kartsid Jumalat ega teinud nõnda, nagu kuningas käskis.
Teiseks, siin avaldub piibli definitsioon jumala kartusest ja 5. Moose 10. peatükk ütleb, selleks on armasta Jumalat, teeni Jehoovat ja pea tema käske. See on jumala kartus. Kolmandaks, selgitus Vaarole, kui nad ütlesid, heebra naised on elavad, heebra keeles hayöt, energilised, õnnistatud ja sünnitavad enne, kui abi saabub. Milline oli Jumala reaktsioon? Milline oli Jumala vastus heebra naiste sellisele tegutsemisele? Ta kohtles ämmaemandaid hästi ja piibel ütleb, tegi neile kodasid, perekondi, suguvõsasid. Patriarhaalsele ühiskonnale on omane naistest mitte palju rääkida. Siin Jumal kehtestab need ja mäletab neid. Peamine mõte siin on järgnevas. Sina otsusta enne kriisi tunnustada Jumala absoluutset autoriteeti isegi siis, kui tsiviilseadused on sellega vastuolus. Sellest räägib see kogemus. Ja nüüd sünnibki Mooses. Mooses on väga huvitav versioon. Ja kõik see, mis Moosesega toimus, on väga põnev, sest ta elas Egiptuse kuulsa 18. dünastia ajal. Üht selle dünastia kuningat, Thutmosis III, on nimetatud ka Egiptuse Napoleoniks. Teda peetakse muistse Egiptuse kuulsaimaks vaaroks. Kuigi Mooses oli sünnihetkest surmale määratud, sündis ta ilusa lapsena. Heebra keeles kasutatakse sõna toob, mis otsetõlkes tähendab hea. See heebrakeelne sõna osutab enamale kui vaid välisele ilule. Seda sõna kasutatakse näiteks Jumala töö kirjeldamiks loomisnädala jooksul, kui Jumal teatas, et kõik oli hea ja lausa väga hea. Uue looduna pidi sellest heast lapsest saama Jumala plaani kohaselt täiskasvanu, kes viib heebralased välja nende orjapõlvest. Kes võis sellistes karmides oludes sündinud imiku puhul näha ette tema tulevikku? Ometi hakkas Jumal täitma Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile öeldut. Ta sõlmis nendega lepingu, et ta annab nende järeltulijatele tõotatud maa. Ja ta võttis selle Toobi vastsündinu, et aastakümneid hiljem just samamoodi teha. Teame Moosese elu algupoolest tegelikult väga vähe. Pärast seda, kui ta oli imeliselt ellu jäänud ja Hatsepsut oli ta lapsendanud, elas ta esimesed 12 aastat oma päris peres. Seejärel sai Mooses parima võimaliku hariduse Egiptuses. Kõike seda selle nimel, et valmistada teda ette olema järgmine Egiptuse vaaro. Aga siin väärib tähelepanu, et lõpuks osutus see suur osa tema haridusest kasutuks või koguni töötas lausa vastu sellele, mis oli tegelikult oluline tema elus. Jumala ja tema tõe tundmine. Tänapäeval väga paljud õpivad, mis on iseenesest hea. Aga küsimus on siin see, kui palju kõigest sellest, mida õpitakse, on vajalik selleks, et süvendada ja kasvatada Jumala kartust igapäevases elus. Teises peatükis 2. Moosese raamatust saame lugeda Moosese kohta järgnevat. Ja see sündis neil päevil, kui Mooses oli suureks kasvanud, et ta läks välja oma suguvendade juurde ja nägi nende teoorjust ja ta nägi üht Egiptuse meest, peksvat heebrea meest tema suguvendade hulgast. Ja kui ta vaatas sinna ja tänna ja nägi, et seal kedagi ei olnud, siis ta lõi egiptlase maha ja mattis liivasse. Kui ta teisel päeval läks välja vaata, siis taplesid 2 heebrea meest ja ta ütles õelale, miks sa peksad oma ligimest? Aga see vastas, kes on pannud sind meile ülemaks ja kohtumõistjaks? Kas sa mõtled tappa mindki, nagu sa tapsid egiptlase? Siis Mooses kartis ja mõtles, asi on tõesti ilmsiks tulnud. Ka Vaaro kuulis sellest loost ja ta püüdis Moosest tappa. Aga Mooses põgenes Vaaro eest ja asus Midiani maale.
kord istus ta seal ühe kaevu ääres. Miidiani preestril oli 7 tütart, need tulid ja ammendasid vett oma ning täitsid künad, et joota oma isa pudulojuseid. Aga karjased tulid ja tõrjusid nad eemale, siis Mooses tõusis ja aitas neid ning jootis nende pudulojuseid. Kui nad olid tulnud oma isa Reueli juurde, küsis see, kuidas te täna nõnda kiiresti jõudsite. Nad vastasid, keegi Egiptuse mees päästis meid karjaste käest ja ammendas meile ka vett ja jootis pudulojuseid. Siis ta ütles oma tütardele, kus ta on? Miks jätsite mehe sinna? Kutsuge ta leiba võtma. Ja Mooses otsustas jääda selle mehe juurde ja see andis oma tütre Sippara Moosesele. Temale sündis poeg ja ta pani selle nimeks Geersom, sest ta ütles, ma olen võõras, võõral maal. Alles hulga aja pärast juhtus, et Egiptuse kuningas suri, ent Iisraeli lapsed ohkasid ja kaebasid orjuse pärast ja nende hädakisa orjuse pärast tõusis Jumalani. Ja Jumal kuulis nende ägamist ja Jumal mõtles oma lepingule Abrahami, Iisaki ja Jaakobiga ja Jumal vaatas iisraelaste peale ja Jumal mõistis neid. Mida see kirjeldatu meile õpetab Jumalast? See õpetab seda, kuidas Jumal sekkub olukorda enneolematul moel. Mooses kutsuti Egiptusest välja. Mooses suunati 40 aastaks karjase ellu Miidianis, kus teda valmistati olema karjane, mitte sõjamees. Kas sa näed, et Jumal kasutab halbu olukorda heade eesmärkide saavutamiseks? Kuid sellest loost ma leidsin 6 väga olulist asja. Esiteks, Jumala plaanid teostuvad meie kiuste. Rooma 8. peatükk ütleb, aga me teame, mida siis? Et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tulevad, neile, kes tema kavatsuse järgi on kutsutud. Teiseks, miski ei üllata Jumalat ega muuda tema plaane. 33. psalm ütleb, Jehova rikkus paganate nõu, ta tegi tühjaks rahvaste mõtted. Jehova nõu püsib igavesti, tema südame mõtted põlvest põlve. Kolmandaks, lõppkokkuvõttes on Jumala plaanid meie plaanide ülesed. Õpetussõnad 16 ütleb, inimese süda kavandab oma teed, aga Jehova juhib tema sammu. Neljandaks, Jumala plaane ja eesmärke ei saa keelata. 119. psalm ütleb, sinu seaduste kohaselt nad püsivad tänapäev, sest need kõik on sinu sulased. Viiendaks, Jumala nõu teostub. 33. psalm kinnitab, Jehova nõu püsib igavesti, tema südame mõtted põlvest põlve. Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Jehova. Rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. Ja viimane mõte tänases mõtiskluses, kui usaldame oma plaanid Jumala kätesse, vastutab tema nende õnnestumise eest. Õpetussõnad 16. peatükk ütleb, veereta oma tööd Jehova peale, siis sinu kavatsused lähevad korda. Peatse kohtumiseni!